Ikka edasi. Eile oli Eestis suur rahvapidu. Oma 6500 inimest suuskas 63 kilomeetrit Tartu maratoni Otepäält läbi paljude punktide Elvasse välja. Meie olümpiamees Andrus Veerpalu jäi 9. Mees oli rajal 3 tundi ja 4 sekundit. Peaminister Andrus Ansip siis loomulikult oli rajal 4 tundi ja 27 minutit ja sai 743. koha. Kuidas lõpetas 63 kilomeetrise Tartu maratoni aga see viimase otsa rahvas? No need, kes olid rajal ikka oma 8 tundi ja rohkemgi. Nii, sõidad minema ja pärast? Ei, räägi, vaata sisse, et sa näed mind siit. Ja kell on praegu 10 minutit. Oota, võtan külles poole, võt nii. Ja kell on praegu 10 minutit 9 läbi. Ja nagu näete, stardikoridor on täiesti tühi ja reporter jõudis alles praegu siia stardikoridori ja nüüd tuleb teistel hakata järele minema. Teeolud on sellised, nagu nad on. Seetõttu ka reporter jäi täna 10 minutit starti hiljaks. Aitäh! Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Ma ei tea, kas nüüd esikohta saab, aga no ma usun 10 hulka ikka. Tagantpoolt ma mõtlen. Ja aga mis sõiduaega plaanite? No loodan seal kuskil 9,5 kuni 10 sinna vahesse. Võib-olla, jah. Olete varem ka sõitnud maratoni? Ikka. Ja samas põdra vormis? Ei, siin ma ikka siga olnud ja Dalmatia kojaga niimoodi. Ja kuidas siis tunne on? Tunne on hea. Kui suus ka veel libiseks, et siis oleks hea täitsa. Ja reporteril on 23 kilomeetrit selja taga, 40 kilomeetrit on jäänud veel lõpuni ning aeg on kulunud selleks 2 tundi ja 50 minutit. Tänavune aastane Tartu maraton jääb kindlasti sellega meelde, et korralikku rada ei ole, et praktiliselt 20 kilomeetrit on ainult paksus lumesupis sumbatud ja nagu raja pealt inimeste käest kuulda on olnud, siis väga paljudel suusatajatel on just probleem sellega, et suusk ei libise, kuid praegu on aeg nii kaugel, et esimesed lõpetajad peaksid kohe finišisse jõudma, kuid reporteril on veel 40